Algab Tehnovaate erakorraliste uudiste saade. Mina olen Marko. Ja mina olen Heigo ning tänastes uudistes on meil internetikiirused üle maailma, Facebook, Google+, HTC uus telefon ja maailma parim juhe. What the hell, miks sa siuke oled? Meil on täna imelik päev. Me oleme kõik väga imelikud, aga tegelikult on meil palju uudiseid, ma ei tahtnud, hakkasin juba häid ütlema, aga tegelikult väga palju häid uudiseid ei ole. On siukseid vahepealseid uudiseid. Jah, vahepealseid uudiseid ja aga huvitavaid uudiseid, nii et jääge kuulama. Just nii. Jaa, aga alustame kohe esimesega. Alustame selle uudisega, et Eesti kui suur e-riik ja internetikuru ja kõik muud head jutud ei pea tegelikult paika väga. Kahjuks on tõesti nii, et tehti uuring siis, kus võeti riikide keskmised allalaadimiskiirused ja pandi nad siis tabelisse ja vaadati, et kes kus asub. Et ei läinud nii hästi, kui võiks minna. Jah, kui me mõtleme siin küll, et meil on 100 megased internetid ja 50 megased internetid ja muud jutud, siis tegelikult on circa 471 kilobitti sekundis. Okei on. See on jumala okei. See on 4 megabit, ei ole, palju see on siis 0,? See on 478, ehk siis kuskil täpselt 60 kilobaiti sekundis tõmmad alla. Lõplikult. Ehk siis, see on jumala okei. Kui Lätil ei oleks 1377 kilobatti, kui Leedul ei oleks 1462, kui Venemaal ei oleks 761 ja Soomel 917, siis oleks jumala okei. Ehk siis Soomel on 2 korda parem, Lätil, Leedul 3 korda parem, kiirem. Ja see on keskmine. Ja see on keskmine. Täna siis öösel uuenes Facebook, kõik läks uueks. Kuidas meeldib? Oled raudselt proovinud juba? Ei ole kindel, jah, no. Mina vaata korra Facebooki, sinu see esimene uudiste voog seal, see on päris teistsugune kohe. Põnev, jah. Mis nad siis tegid täna kõik? Tegid sellise asja, et nüüd on sul siis sellised uus uudiste süsteem, kus sul on top uudised, viimased uudised ja uudised, mis on siis veel uuemad. Ja sellised, mida siin tegelikult üldse mis ei pruugi nagu üldse huvi pakkuda sulle. Ehk siis kui ennem oli top news ja latest news oli seal, mina kasutan ingliskeelselt. Most recent, jah. Et ennem oli siuke väike valik seal, siis see on kadunud ja näidatakse kohe neid uudiseid, mis on Facebooki arust olulisemad. Ehk siis ajajoon on murtud. Nagu Google Plussis, et ehk siis sa ei näe tingimata kõige uuemat asja esimesena, vaid see on siis nii-öelda, mis on Facebooki arust kõige populaarsem, ehk siis seal eespool on rohkem kommenteeritud ja ka siis nende inimeste omad, kellega sinul on tihe läbisaamine Facebooki kaudu. Naljakas on, et see ei pea paika. Aga see ei pea alati paika. Kui mina vaatan enda top news'i või enda Facebook esilehte praegu, siis minul näitab siin recent stories, mis on, et kellelegi meeldib üks asi ja keegi on kellegagi sõbraks saanud. Hammastaval kombel näitab meid mul siin praegu esimestena. Ühtegi top news'i ei olegi. Aga enne, kui ma vaatasin, siis oli mul siin top news'ide all mingi siuke asi, kus keegi jagas koera pilti, keegi näitas, et tal on väga hea kringel kodus. Mille jaoks või miks arvab Facebook, et mul on vaja näha kellegi kringlit nagu? Ja teine asi, mis muudeti minu jaoks ära, et ma ei tea, kui paljudel inimestel see on, ma ei saa aru üldse, miks mul oli see kogu aeg ja teistel ei ole. Et mul oli vasakus seal tulbas oli kohe nagu nende programmide all oli fotod. Siuke link, mis viis mind sellisesse galerii vormis, nagu Facebookis galeriid on, samas vormis lehele, kus mul olid siis kõige uuemad pildid, mis inimesed pannud on, oli seal olemas. Nüüd on see muudetud, nüüd on see põhimõtteliselt kuvatakse samamoodi ribad või nagu kasutajate kaupa postitused, kus on pildid juures, aga mitte ainult, vaid näidatakse ära ka kõik lehed, mida ma jälgin. Ehk siis oma sõprade pilte ma sealt enam ei saa, sest et iga kord, kui mingisugune leht midagi teeb, ta paneb alati sinna pildi juurde. Ehk siis mina
enam oma sõprade pilte niimoodi ei näe. näiteks Eesti Ekspress räägib, et homses Ekspressis on Riigikontroll ja siis on seal juures on mingi Lasnamäe pilt, eks ole. nii, ja nüüd, kui mina võtan siit välja Apps, More, Photos on ju, siis minul ongi siit järjest tulevad sellised asjad, nagu on Ekspress ja tuleb kodurestoran ja tuleb Jewel Blitz oma kuubikuga. Who gives a damn? ei ole minu jaoks ka väga sihuke optimaalne. Lisaks sellele on siis, et kui sa oled avaliku elu tegelane, ilmselt enamuses käib see nende kohta, siis on sul võimalus aktiveerida jälgimise funktsioon. Et inimesed saavad sind jälgida täpselt nagu see toimub Google Plussis ja Twitteris. Ehk siis ilma sõbraks hakkamata saad sa kedagi jälgida. Et see on siis selle jälgitava poolt, tema peab ennem selle aktiveerima, aga kui ta on selle teinud, siis saate jälgida ja kõiki avalikke postitusi siis on võimalik teil näha, tulevad teie ajavoogu. Siuksed sõnad tulevad praegu siukse imeliku alguse peale. Selle asja nimi on subskriptsioon. Subskriptsioon, jah. Facebooki need mobiilsed äpid uuenevad pidevalt ja ma ei tea, kas seal saab nüüd ka vaadata asju nii põnevalt kui muidu. Peaaegu põnevalt saab. Aga ja siis on üks väike muudatus veel, et saab näha, et kui mitu inimest ja täpselt, kes on jaganud sinu seda postitust. Ja jääge ootama, Facebooki kohta tuleb väga palju uuendusi, paneme kohe Facebooki need üles ka homme, ehk siis meie aja järgi väga vara reede on suur Facebooki konverents, kus tuleb väga palju uuendusi. Kas neist on, me küll neid natuke juba teame, natukene on lekkinud, aga kas neist mõni ka Eestisse jõuab, et kui jõuab, siis anname teile täpselt teada. Oluline asi on Google Plus, mis on täpselt samasugune nagu Facebook, ainult parem. Yes! High five! Nii, aga tegelikult on nii, et Google Plus siis on nüüd avatud. Tulge kõik meie juurde. Võite oma vanaemaga kutsuda Google Plussi. Jälgige meid ja mis siis muutus? Muutus see, et enam pole kutset vaja sissesaamiseks. Nüüd on avatud beta ja tulid ka kohe sellega uuendused, et esiteks Androidi omanikud kõik kohe Android Marketisse. Google Plussi äpp on ilma kõveraid teid pidi kohe ilusti ühe lingiga teil kätte saadav. Seal sees on teil olemas võimalus liituda hangoutidega, mis on meie üks lemmikasju, mis Google Plussi juures on. Tõsi küll, et telefon peab olema Android 2.3 tarkvara peal jooksev ja mina seda kahjuks kaasa teha ei saa. Marko Neiu telefon töötas väga hästi. Istusime üksteist arvuti taga, teinestus telefoni taga, me rääkisime teineteisega juttu. Täpselt nagu tulevikus hakkavad inimesed suhtlema oma vahel. Ei ole mõtet teineteisega niimoodi näost rääkida, sellepärast läbi ekraani on pilt värvikirevam. Jah, et kindlasti, kes pole ennem kasutanud, siis on seal natuke liiga palju alguses võimalusi, aga plusspool on see, et mis siis nagu vanadele olijatele muutus. Vanadele olijatele tulid juurde sellised lahedad asjad nagu screen sharing, Sketchpad ja Google Docsi põhimõtteliselt jagamine siis niimoodi otse teistega kõigi. Et kui Hangouti alustate, siis on all siuke link, kus te saate, et proovi seda uut lahendust. Selle sisse lülitada, siis on teil võimalus siis jah, et oma ekraani jagada, sodida valge paberi peale ja näidata oma Google Docsi sisu, ja seda siis kõike niimoodi koostööd teha nagu mingisuguse asja peale, et väga, väga hea ja meile kindlasti üks väga oluline asi, kui me saate teemasid kokku paneme, siis et mitte ainult Google Docsis neid linke visata, vaid et ka nagu saaks nagu päriselt suhelda, et see on super lahendus. Ja nüüd kõigi rõõmuks on ka otsing olemas, ehk siis kui ennem sai otsida ainult kasutajaid, siis mis tundus kõigile väga irooniline, et Google saab otsida ainult kasutajaid ja sisu ei saa, siis nüüd saate ka rõõmsalt sisu otsida. Tagid ja hashtagid ja sellised asjad on veel puudu, aga vast jõuavad need ka meieni. Just nii. Aga asjad, mis jõuavad meieni varsti, lähitulevikus, lähiajastutel.
roosad ja lillad telefonid. HTC tegi lilla telefoni. HTC ütles, et kõik mood on kõige tähtsam. Tegi sellise ütluse seal siis New York Fashion Weeki ajal ja tuli välja ka siukse väga moeka telefoniga, mis on turustatud nagu rohkem naistele, mul on siuke tunne. Või inimestele, kellele meeldib lilla värvus. jah, veel see. Ehk siis tegelikult ka, et tegelikult näeb jumala šef välja. jah, et mitte tegelikult selle värvuse pärast, vaid kõik see imidž, mida nad üritavad selle telefoniga luua. Räägi korra, mis ta seest on? Seest väljast on ta siuke lillat värvi. 3,7 tollis ekraaniga, ehk tunduvalt väiksem kui keskmine siuke HTC uus nutikas. Seal peal on olemas põhimõtteliselt absoluutselt kõik asjad, mida sul vähegi vaja on. Android 23, HTC Sense 3,5 gigahertsine ühetuumaline protsessor, 5 megapikseli kaamera ja hunnikus erinevaid lisavarustusi. Alates kõrvaklappidest, Bluetooth headsetidest, käepaeladeni, mis on põhimõtteliselt siis nagu selline, et sa ühendad ta sinna kõige ära ja lähed jooksma ja kuuled muusikat samal ajal ja ma ei ole kindel, kas ma näen siin veel ka sellist lahedat asja nagu docking station. Ehk siis ongi juhtmevaba Bluetooth süsteem, auto Bluetooth stereosüsteem ehk siis käedvabad süsteem. Siis on kaasas selline pisike ripatsi moodi asi, mis aitab naistel käekotis, kes kannavad telefoni, siis sealt on raske seda kuulda. Siis sa saad selle jätta luku vahelt välja ja kui teile kõne tuleb, siis see hakkab vaikselt vilkuma. Wow. No ma räägin sulle, mida ma mõtlesid naiste turustamise all. Kaasas on tavalised kõrvaklapid veel, mis on Beatsiga koostöös ja siis on selline alus, mis ei ole otseselt nii-öelda see docking station, vaid on induktiivlaadimine. Ehk siis pannes telefon selle aluse peale ilma juhtmeteta hakkab ta telefoni laadima. Pole vaja mingid USB juhtme sisse surkida. Ja automaatselt avab selle äratuskella funktsiooni, nii et teil on suur kell, raadio koos äratustega kohe tuuakse esile teile, nii et Fierce ütleks. Tegelikult on väga kihvt. Kuna on tegemist natuke aeglasema protsessori ja väiksema ekraaniga, siis hind jääb praeguste tippmudelite juurde tänu sellele, et sa saad kogu selle varustuse kaasa, ehk siis nii palju kui ma aru sain, siis standardvarustuses oli kogu see varustus kaasa juba. Et sa ei pea midagi ostma. Selline huvitav seade, huvitav pakett ja ma arvan, et jään ootama. Aga Eigo, üks tore aadress, veebiaadress on siin selja taga. On, kõik teavad seda juba niikuinii. www.tehnovaade.eu on see koht, kuhu soovitame teil kõigil minna. Mina paneks selle endale koduleheküljeks. Mina arvan ka. Kui ma kasutaks Chrome'i suurepärast Incredible Start page'i, ma soovitan teil ka kasutada. Ja kõigil veel väike vahemärkus kõigil, kes ei kasuta Chrome'i, oodake lähipäeval hoidke silmad lahti ja kui teil tuleb Adobe Flash uuendus sinna Windowsi alla nurka või siis Apple'il üles nurka, siis tehke see uuendus ära. Soovitan, see peaks teile jõudlust väga palju juurde andma arvutile. Aga meid leiab veel Twitterist ja leiab meid Facebookist. Youtube'is oleme ja nagu siis juba paar nädalat oleme me Justin TV-s, kust iga teisipäeva õhtul leiate meie live salvestuse. Oi, me teeme häid asju. Absoluutselt. Me oleme terve veebi ära kaverdanud. On ju. Katnud tähendab eesti keeles. Järgmise nädalani. Tšau. Oota, meil on raudselt mingi põnev uudis veel. Eigo. Oota. Tšau. Oota.